Järgnevalt räägime sellest, kuidas lisada ujuvat reavahetust ja mida see siis üldse tähendab ja kuidas siis ka samamoodi seda reavahetust ära kustutada. Kui me nüüd soovime kahe teksti osa vahele teha vahet, siis tavaliselt me vajutame klaviatuuri peal Enter, mis aga loob uue lõigu ja lõikudel, nagu te juba teate, on olemas erinevad funktsionaalsused, näiteks loendi tegemisel või vormindamisel. Nüüd selleks, et luua reavahetus selliselt, et uut lõiku ei alustata, kasutatakse klahvi kombinatsiooni Shift-Enter. Kõigepealt ma panen siis kursori sinna kohta, teksti kursori vilkuma, kuhu ma soovin siis seda reavahetust luua. Ja nüüd Shift-Enter kombinatsiooniga, näete, visuaalselt võiks öelda, et just uus lõik tekkis, aga tegelikult on tegemist siis ühe lõiguga, mille sees on siis tehtud reavahetus. Ja juhin teie tähelepanu ka sellele, et kui nüüd on sisse lülitatud mitte prinditavate nuppude märk, siis on ka siin ilusti näha, et reavahetuse samm näeb välja selline, aga lõigumärk näeb iseenesest välja selline. Nii et see oleks see võimalus tuvastada, et millega mul siis siin antud juhul tegemist on. Aga neid võimalusi on muidugi veel, et kui ma näiteks nüüd mõlemad need teksti justkui visuaalsed lõigud ära märgin ja üritan aktiveerida loetelu, siis näete, et ainult üks number tuleb. Ja põhjus on selles, et tegelikkuses on üks lõik, mille sees on ujuv reavahetus, ehk siis on vahetatud rida ilma uut lõiku alustamata. Nüüd selle eemaldamine on nagu ikka, et te lähete järgneva teksti lõigu ette ja tavalise teksti kustutusnupuga kustutate need teksti lõigud või osad omavahel kokku.